Uuest aastast on FC Flora abitreeneri rollis 25-aastane Jürgen Henn, et tulihingelistele Flora toetajatele oled kindlasti meeles 2011. aastast, mil mängisid 2 korral Flora särgis ka meistriliigas, et mis siis edasi juhtus? Jah, kahjuks vigastuste tõttu ei saanud mängija karjääri jätkata, et sain juba Tarmo Rüütli, kui tuli esimest aastat, siis sain ettevalmistusperioodil vigastada just seal aastalõputurniiril. Tõsise põlve tarauma ja siis järgmine aasta, kui tuli Martin Reim, juhtus sama asi uuesti. Ja siis hakkasin juba vaikselt taastuma, sain juba mängima. Esimene mäng, mis ma põhis mängisin, oli vist Ajaxi vastu Lasnamäel ja seal läks jälle õnnetult, et vastaste ründaja kukkus jala otsa ja väänasin jälle põlve. Siis enam korda ei saanud, et pidin juba hakkama mõtlema tuleviku peale ka, et kui nüüd veel midagi juhtub, et siis ei saa nagu oma lõbuks ka sporti teha. Et nii ta läks ja siis vaikselt hakkasin siin Floras kontori poole peal ja siis kutsus Norbert Urt abitreeneriks ja siis olin see aasta nüüd, õigemini eelmine aasta, siis eelmisel ajal olin naiste meistriliiga naiste juures ja Flora duublis abitreener. Mängimist sa pole muidugi sugugi jätnud, et tänavu tegid 20 korral kaasa oma kodulinnaklubi Viljandi tuleviku eest ja Viljandi teatavasti tõusis esiliigasse, et kas nüüd järgmist hooaega arvestades Viljandi inimesed ja klubi saavad sinuga ka arvestada? Ei julge lubada, tahaks ise mängida küll, et ei julge lubada, kuigi esiliiga on, seal juba tuleb trenni ka teha, et arvestades seda, kui vähe mul hetkel nagu aega on, siis ma, ilmselt nimekirja ma lasen ennast panna, aga ma ei julge lubada, kui palju ma täpselt mängida seal saan. Vahetaks nüüd veidi teemat, küsiks, mis on abitreeneri roll praegusel ettevalmistusperioodil ja milliseks kujuneb see roll mängupäeval? Ütleme, laias laastus on samasugused mängupäeval ja trennis, et mina üldiselt viin läbi soojendused ja võib-olla ka sellised tehnikaharjutused ja mõned võib-olla löögiharjutused, sööduharjutused. Ja mängupäeval samamoodi, et mina panen väljaku soojendusala maha, teen soojenduse ja siis edasi juba mängu ajal siis, et Markoga arutame, et ta küsib vahest nõu ja et muidugi mina ütleme siis, et abitreener tegeleb põhimõtteliselt rohkem nagu tehnilise sihukese poolega ja soendamise ettevalmistamisega, et peatreener saaks nagu enda asjadega edasi minna. Aga kui nüüd sinu enda treeneri filosoofiast rääkida, siis milline see oleks? Selles mõttes me sobime Markoga hästi, et mulle meeldib ka sihuke väike sööt, lühike sööt, et palli hoidmine, et nagu ka Norbertiga oli, et samasugune duublis, et hästi palju liikumisi ja tehniline jalgpall. Lõpetuseks siin ka paari sõnaga veel aastalõputurniirist. Kas see teine koht oli kordaminek või pettumus? Ma arvan, et pigem võib rahul olla ju sellega juba sellepärast, et meil ei saanud nagu keegi tõsisemalt vigastada, kui vaadata teiste võistkondade mängijatest, et ikka seal vigastusi tuli ette. Et ma arvan, et see on lihtsalt ettevalmistuse osa, et me ei võtnud seda eraldi eesmärgina, et me peame seda võita. Me suutsime selle oma ettevalmistusega korralikult siduda ja teine koht seal. Ma arvan, et ei peaks olema pettunud selle üle küll. Võib-olla küsiks veel, et millega rahule jäid ja kes seal enim silma paistis Flora mängijatest? Võib-olla see, et meie mäng läks nagu iga mänguga paremaks, et teisel päeval juba suutsime Levadia ja Kalju vastu päris ilusat mängu näidata, et see, mida me Markoga nagu tahame, või õigemini Marko nagu tahab, et palli hoida ja et see meil nagu õnnestus ja ma arvan, et mulle isiklikult see nagu meeldis kõige rohkem. Aga mängijatest eks kõik noored on nagu silma paistnud sellega, et nad tahavad silma paista ja see on nagu, ma arvan, hetkel on see põhiline, et see on praegu, et kuidas kellelgi välja tuleb, see võib-olla on praegu teisejärguline, sest et nii alguses, et nad alles sulanduvad meeskonda. Ma arvan, et see on põhiline, et kõik püüavad praegu väga.